Otta. On kyllä velkaksi. Mitä taas on? Gila. Jumala kegil. Jumala kegil. Muista hakkaa liikkumaan! Oppi! Isillä viumalle! Oppi isillä viumalle! Ikkasa! Ja! Lähdään bussita. Lähdään muttita. Tervinen lapsi. Ma ei tea, vist on näha. Ja nüüd ma praegu hakkan kohe vaatama mingit saadet, võib-olla hakkan kirjutama, vaatab kui ma viitsin, siis ma hakkan, kui ma ei viitsi, siis ma ei hakka, aga ma arvan, ma hakkan kirjutama vahvleid appidele ja siis ma vaikselt monteerin selle aasta vlogmas see teist osa. Üritan filmida kõike, mida teen ja näen. Mida iganes. Mitä te teette? Mistä näitä filmistä teki? Ja, Erik.
käsi tuli. Oota mu kaamera. Ülevalgustatud, ülevalgus. Okei, juba parem. Ära tee palun. Mis teed jätab? Vähemasti võitis! Jessa! Sest et vaja, sest et ma ei viitsi lihtsalt. Üllatus, üllatus. Oota. Mitä taas? Rahulikult. Andres. Tšau. Ja me oleme ansambel Neil. Andres hetkel natukene puhkab meist. Meie bändi nimi on Neil sellepärast, et kui me valisime selle bändi nime, siis Neilit ei olnud meiega parasjagu koha peal. Me otsustasime kollektiivselt, et me paneme temaga puudu ja nime sellele bändile. Saite või? Teada oleks kontserti plakati. Põhiliselt me mängime rocki ja 2K-ga, mitte 3K-ga. Meil on tegelikult juba päris palju lugusid, et võib hakata vaikselt juba kontserte ka pukkuma. Meil ei ole ainult üks lugu, meil on juba ka pikk ajalugu, 15 aastat mängime rocki. Mäletate, kui me saime kontserti 5000 krooni polka. See oli meist. See oli esimene tasustatud kontsert, kus tasu oli reaalselt nagu raha. Ja võib-olla selle bändiga ka viimane tegelikult. Ja see eduelamus on meid siin 15 aastat hoidnud. Jah, 1000 sellest läks kulude katteks, mis oli siis kütus. Ja ülejäänud me jagasime ära, meil on igaüks põhimõtteliselt 60 eurot. Jah. Mida ma 10 aasta jooksul teinud? Mulle läksin vahepeal Hispaaniasse, 5 aastat õppisin kinopraktikat. Olen kinopraktikud, ma aitan inimesi, kellel on erinevad talud seljas, kaelas. Mulle meeldib väga reisida, ma olen elanud 4 erinevas riigis ja selle tõttu ma olen ka Hispaania, Inglise, Prantsuse, Vene ja Eesti ja siis vahepeal Hiina sealt ka. Ja näiteks see kimono on tulnud Jaapanist, kus on 2 nädalat tagasi. Et väga meeldib reisida, ma olen selline loomus, et ma olen oma 2 väikse lapsega käinud ka väga palju reisimas. Selle loo arranžeerides Hans Kitarbu, kellega mul väga hea koostöö, minu klaveriõpetaja. Klaverit pakkusin õppima sellepärast, et ma tahtsin uuesti teha oma vanu lugusid, aga see feeling minu jaoks oli nagu muu.
Selle laulule tuli uus kitt veel taha, mis tõsi, et ma kaotasin kahjuks 2 inimest oma perekonna. Mina loodan, et minu muusika lubab inimestel olla natukene rohkem ausid endaga. Väga lahe, et sissi on võistluses tagasi ja küll see Eurovisiooni võistlus tuleb. See on juba geenides kirjas. Jaa, aga teiseks, sina teadsid, et meil on Eesti Laulu tänavu veel üks artist, kelle isa on käinud Eurovisioonil ja seda aastal 1998, nii et 14 veel seda. 1998 oli esinas Koit Toome ja Mere lapsed, siis oli laval Koit Toome ja Valge Kroner ja Mere. No, Koit ei olnud terve. Sinna ta saab sellised bänd, muu hulgas siis trummar, Jüri, no see on Saad on need, et laval oli Koidu koos bänd ja trummar. Jüri, ma mõtlen ka. Jaa, oli küll jah. Jah, kuskil seal oli jah. No, jah, see on jah. Isegi mulle meeldib, et ma ei näinud nagu laval bändi ega Mina usun, et isegi tähelepanelik televaataja Jüri Sõrmen. Võib-olla, aga Jüri on mänginud kaasa Monitor. Ootan tuult, olen laev, mis on eksinud teel. Ja tõepoolest Jüri on väga andekas. Ilus lugu on ju. Imeline lugu ja Jüri on andekas, Jüri on mänginud 30 aastat ka ansamblis Tõugude taastunne, aga nüüd lõpetame nüüd, et me räägime rohkem Jürist. Räägime hoopis Jüri andekas pojast Olli Jüri, artisti nimega Olli, kelle lugu me kohe kuulma hakkame. Armsad sõbrad, minu nime on Olli ja ma olen teie esimest korda Autentse Milane. Ma olen Eesti Laulu käinud tegelikult juba kordanud. Kui olin Ukuga mõningad aastad tagasi, kui oli Pretty Little Liar, ma olin seal kaasautonud, kui oli teise koha, siis kui me käisime järgmine aasta Maris Jürialaga looga Unistustel. Siis ma isegi laulsin back'i tegelikult, aga nüüd ma tulen ise. Mina kasvasin põhiliselt üles rockmuusikaga. Siis mingi hetk oma noorpõlves ma avastasin enda jaoks sellised bändid ja artistid nagu Linkin Park. Eminem, Dr. Dre ja siis kui ma olin teenager, siis System of a Down oli esimene bänd, mis nii tugevalt mõjutas, et ma lõpuks võtsin selle kitarri kätte ja hakkasin. Erinevate inimeste ette ja et ma saaksin juba esineda. Minu kõige märkimisväärsem esinemiskogemus oli eelmine aasta Lauluväljakul, kus toimus siis taasiseseisvumispäeva puhul kontsert ja ma pole kunagi nii toredat publikut kohanud ja nii tore oli näha kõiki kaasa laulmas samal ajal, kui ma laulsin Black Velveti lugu siis lava peal.
gümnaasiumi ja arvatavasti plaanin ma minna mingi hetk Inglismaale õppima, et see on alati olnud mul selline unistus ja kuna ma sündisin Inglismaal ja elasin seal ka veidi, siis see on hästi kodune koht mulle. Ma arvan, et ei tule ka üllatusena, et mu isa Mart Poomand siis, või no oli jalgpallur, nüüd tegutseb edasi treenerina. Hästi paljud imestavad, et ma pole kunagi jalgpallitrennis käinudki. Mulle pole seda muusikaõpetaja ning ka ukuleleõpetaja. Muusikaõpetaja olen ma Randvere koolis, ukuleleõpetaja olen siis Drive'i Rapp kitarrikoolis. Et see muusikavaldkond on ka teistmoodi hakanud minu elus rolli mängima ja ikka esimesed tunnid läksid nii, et sai pilti autograafi antud, mis oli nagu tore. Ma tunnen, et see aasta on minu jaoks Eesti Laulu väga oluline aasta. Ma olen kasvanud täiesti uueks inimeseks. Ma arvan, see peegeldab sellest Eesti Laulu laulust ja ma tunnen, et täpselt sellisena, kes ma olen, täpselt sellisena, nagu ma lavale tulen ja esitan seda laulu. Ma arvan, et see on see, kuidas ma tahan ühte Eesti Laulu siis võiduni ega Eurovisioonini. See on täitsa imeline omapärane inimene, kes on pärit Hollandist. Tema on olnud koostöös autor selliste lugudele nagu Arcade, mis võitis Eurovisiooni 2019. Ja Tout Univers, mis on ka väga ilus laul, mis on saanud Eurovisioonis 3. koha. Ja kui me esimest päeva kohtusime õhtusöögil, siis ma sain aru, et selle inimesega mul kindlasti tuleb klapp. Rääkisime elust, muusikast ja kui me tegime koostööd ja kirjutasime laule, siis me olime, ma võiks öelda, sellises teises maailmas. Ehk siis oli hästi hea Take it,